ja võitja Miikael kätt hoidku sinu õlal, et igast kurbusest sind säästa. Apostel Johannes kätt sinu õlal hoidku, apostel Paulus kätt su õlal hoidku, apostel Peetrus hoidku kätt su õlal, et kõige kurja eest sind kaitsta. Kätt sinu õlal hoidku elu Jumal ise, kätt sinu õlal hoidku Kristus armuline ja püha vaim kätt sinu õlal hoidku, et oma hõlma varjus kaitsta sind. Kuni viimase ajani sai siis siia kapslisse lisatud veel üht-teist. Piret ja Helen kirjutasid lühikese kokkuvõtte praeguse aja kroonikast. Mina kirjutasin kirja tulevastele põlvedele torni remondiloost ja meie kogudusest. Nii nagu öeldud, sai siia lisatud ka foto. Siia sai lisatud need mündid, mis me leidsime vana torrimuna seest, tsaariaegselt. Ja annetustena oli üks inimene kogunud veel münte kaasajast, praegusest aastast ja needki mündid on siia lisatud. Tahaks nüüd tänada neid, kes risti renoveerimisel, korrastamisel ja kuldamisega seotud on olnud. Risti kuldajad Hilka juhendamisel või Hilkaga eesotsas, kes siin kiriku rõdul siis risti kuldasid, korjasid usinalt kokku kõik selle kullapuru, mis ristilt põrandale pudenes ja tegid ühe meele või kingituse neile siis, kes ristitöödega seotud on. Ja tahakski siis nende oma kingitust kõigepealt üle anda neile, kes kuldasid. Ehk siis Varje, Kristjan, Taavi, Marge, Anita ja Hilka ise annaks teile siis selle Peeter Särel foto vahel asuva meele kullapuruga tänud tegemiste ja kuldamise eest. Ja koguduse poolt annaks teile ka kirikutorni plekist ja meie koguduse liikme Pireti poolt valmistatud liivli. Kui me mõtleme sõnale rist, siis nii kummaline kui see ka pole. Meie esivanemad juba eelkristlikust ajast teadsid ja tundsid risti, kasutasid selle sümboolikat eete ja kaunistuste juures. Aga me ei tea keegi, kuidas nad seda nimetasid, mis sõnaga kutsusid. Siin võime taas tõdeda, kui suure ja sügava
slaavi keele kaudu, kus see omakorda on laenatud germaanlastelt ja see omakorda sealt tulnud ladinakeelsest Pruutsist. Nõnda on meil olemas sõna rist, suure kaarega, mööda erinevaid rahvaid liikudes ja käies, muutudes, on jõudnud meie omakeelseks sõnaks, mis märgistab või tähendab risti. Ja kuigi meie kauged esivanemad tundsid risti märgina varem, ei tea me tänapäeval, kuidas nad seda kutsusid. Ja teiselt poolt sõna armastus. See on nii koormatud, nii hägune ja hajus sõna juba tänapäeval, et keeruline on mõelda või üldse aru saada, mis armastus kui selline on. Asta Õim, filoloog ja keeleteadlane, on kirjeldanud sõna armastuse etümoloogiat ja päritolu. Ta on siis väitnud arvanud, et tüve arm, esialgne ja nüüdseks unustatud tähendus oli komps, pamp või kaasaskantav varad. Sealt edasi seostus see armu andmisega, abivajadele ehk almusega, sandile anneda armu. Ning samuti seostub see haletsuse ja kaastundega. Anti armu poolest tükk leiba. On üsna ilmne, et sellest säilinud keelekasutuses on juba ära tuntav paralleelsus kristlike motiividega. Kaks keelenäidet meie varasematest piiblitõlgetest on siinkohal ehk samuti asjakohased. Vastne testament ütleb: Erra peljaco Maria, sest sinna oled armu leidnud Jumala mann. Ja põhja-eestikeelne tõlke Pilisper armversioon ütleb: karta end, mitte Maria. Sinna oled armu Jumala juures leudnud. Armu saamine ei olnud iseenesest mõistetav asi ning see seostus hea asja vedamise ja õnnega. See oli armu asi, mis aastas ühe kitse 4 siin. Ja siit jõuamegi headuse ja südamlikkuse juurde. Ehk siis, nagu ka üks tuntud laulusalm ütleb, arm aitab enam kui hirm ning armastuseni. Rõõm kisub rõivad üles, arm ajab armud lakke. Tänapäevas eesti keele kasutuses eristub sõnas armastus küllalt selgesti 2 tähendustasandit. Esiteks viitab see inimliku suhtega seotud tundele, mida tuntakse teise ehk armastusobjekti vastu. Ja teisalt, teises plaanis on armastamine seotud inimese omadusega tunde mingist olukorrast, objektist või tegevusest head meelt. Või nagu me argikeeles tihti ütleme, ma armastan raamatuid lugeda, maadet teha või konfekke ja jäätist süüa. Uues testamendis on 2 olulisemat armastuse kohast sõna, aga
mõnikord on neid püütud eristada ja öelda, et esimene seostub peamiselt jumaliku armastuse ja teine inimestevahelise armastusega. Aga päris nii selgelt neid armastust käsitlevaid sõnu või mõisteid eristada ei saa. Mõlemad sõnad katavad armastussuhteid inimese ja Jumala, inimese ja Kristuse ning inimeste endi vahel. Kui siin üldse mingi erinevus on, siis võib öelda, et fiilia on rohkem seotud isikute vaheliste suhete kvaliteediga ja agape peatähelepanu on pööratud armastuse alusele. Selleks on teise isiku kõrget hindamine ja sügav heakskiit. Nõnda siis ka tuntud nii-öelda mikroevangeeliumis Johannese 3:16 tõdeb Jeesus, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et on ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Siin on kasutatud agape sõnavormi. Me võiksime siis öelda, et Jumala armastus maailma vastu põhineb sellele, et Jumal leiab maailmas, see tähendab inimkonnas, midagi väga kallist, heakskiitmist, väärivat, kaunist ja ilusat. Nõnda, et ta ei kõhkle selle maailma päästmise eest ka kõige kõrgemat hindama ise maksmist ja oma elu armastuse nimel inimeste eest loobumist. Ja teisalt on selles lauses väga selgesti ilmne, et see, millest meile siin räägitakse, on just jumaliku armastuse kvaliteet, selle sügavuses, suuruses ja täiuses. Kui me sellele mõtleme, siis joonistabki meie silme ette Krist. Krist, mil üks haar ulatub taevasse ja teine maha, ülevalt alla ja alt üles. Ja teine haar, mis ulatub paremalt vasakule, hõlmates kõiki ja kõike, mille keskel või kelle keskel me elame. Nii ongi rist armastuse märgiks, armastuse sümboliks, Jumala päästva ja lunastava armastuse tähenduses. Ja just nii sellele armastusele mõeldes ja seda risti enese silme ees hoides, just nii kogedes ja tundes seda Jumala armastust meie endi suunas, võime meie armastatuna muutuda ise, saada armastajateks, ehk elada sellesama käsu järgi või kaksikkäsu järgi, mis kõlas ka tänases evangeeliumis, millest Kristus kokku võttis kogu käsuõpetuse ja kõik prohvetid. Ehk siis armasta Jumalat üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Nii ongi seotud rist ja armastus. Ja nii jäägu ka see tornirist taas tänasest uuemana ja kirkamana kuulutama seda, mis on pühakirja ja kiriku põhilisem ja tähtsam sõnum. Ja meenutama meile seda, et